6., 7. ja 10. juunil toimusid Aruküla põhikoolis projektipäevad. See tähendab, et tundide asemel toimusid erinevad tegevused. Õpilased jaotati 11 grupiks. Enamik tegevusi toimusid Arukülas, kuid mõned ka Arukülast väljas. 6. ja 7. juuni peale kokku käis iga grupp 2 erinevas kohas. Hommikul kogunesid grupid omale määratud asukohtadesse. Seejärel läks 5 gruppi rongi peale ning 6 gruppi erinevatesse kohtadesse Aruküla peal. Arukülas olevad grupid käis näiteks raamatukogus, lauluväljakul, Hellemaa talus ning mitmed tegevused toimusid ka koolis ja selle ümbruses. Intervjueerisime ka mõningaid inimesi. Mis te siin täna teete? Ma ei tea, olen projektipäeval mängin. Okei, aga mis te mängisite? Mingit torbikute mängu, siis me tegime mingit ussimängu ja siis tegime mingit patsipunumist ja see oligi enam. Mis te siis täna tegite? Täna me käisime metsas matkamängu mängimas. Meile anti tahvelarvuti, kus oli GPS sisse lülitatud. Me saime vaadata kaardi pealt, kus me olime ja pidime 18 punkti läbi käima. Iga punkti juures oli küsimus või siis mingi tegevus, mida pidid tegema. Kui tegevus ära tegid, said punkti. Siis käisime kõik need punktid läbi. Siis jõudsime algusesse tagasi. Siis pärast küsiti ka paar viktoriini küsimust, mida me siis nagu leidsime ja mis küsimused seal enam-vähem olid. Ja mis teile siis täna räägite ja mis tegite? Esmaabist ja tegime mingi testi ja igasuguseid katseid ja õppisin palju uusi asju. Ja mis te siin praegu teete? Praegu me teeme kratti. Ja kratt on niisugune olend, mis on inimese tehtud ja millel on hing sisse puhutud ja mille tulemusena siis ta käib ja toob tema peremehele natukese kraami kokku. See meeldis ka sulle? Jaa. See torbikute mäng oli kõige parem. Okei, teeksid seda uuesti ka? Võib teha, jah. Kas meeldis või oli vahepeal igav ka? Ma ei tea, mulle meeldis kõik. Kas meeldis ka või hakkas igav? No pigem hakkas lõpus igav, aga muidu oli lõbus. Okei. Ja kas teile meeldivad üldse projektipäevad? Jaa, need on päris toredad. Lapsed saavad loominguliselt läheneda ja neil on niisugune huvitav ja uus kogemus. Okei. Aga kas te jääte oma õpilastega siin rahul? Jaa, väga. Nagu näha on, kõik toimetavad usinalt. Kõigepealt me vaatasime, mis see kratt on, siis vaatasime internetis paar videolõiku ja nüüd siis käib igalühel oma krati tegemine. 10. juunil toimus kogu Aruküla peal maastikmäng. Õpilased liikusid gruppidena terve päeva jooksul Arukülas ringi ning tegid erinevaid ülesandeid. 2 ülesannet oli tervisrajal, 2 ülesannet oli lauluväljakul, 1 ülesanne oli raamatukogu juures, 1 ülesanne oli Kolmejuuste pissa kioski juures, 3 ülesannet oli Rahvamäe juures ning 2 ülesannet kooli juures. Iga grupp tegi ära kõik ülesanded. Küsisime veel mõnelt inimeselt arvamust. Mis te siin täna teete? Meie kõnnime terviserajal ja teeme igasuguseid asju. Ja kas meeldib ka? Ei. Mulle meeldis eriti veel see mingi puidust mäng. Okei. Aga mida te tahaksite näiteks järgmise aasta projektipäeval teha? Ehitada roboteid. Jaa. Okei. Tahaksime, et me teeksime jalkavõistlused. Jaa! Okei. Ja olete praegu oma nende õpetajatega rahul, kes teid praegu teevad? Okei. Okei. No aitäh teile. Intervjueerisime ka projektipäevade korralduskomitee liiget ja koolidirektorit. Kust te üldse tulid selle idee peale, et teha need projektipäevad? Tegelikult see mõte käidi juba eelmine aasta välja, aga siis me võtsime mingi kambaõpetajaga ja otsustasime, et me teeme see aasta selle ära. Aga kas nende tegemise ajal just mingi probleeme ka või kõik on läinud sujuvalt? Pigem probleeme ei ole, pigem on see, et on nagu, et
pigem on juhtunud niimoodi, et me ei ole selle asja peale mõelnud, et käigu pealt tuleb meelde, et mis asjad on veel vaja nagu läbi mõelda ja siis me oleme nagu kähku organiseerinud, et nagu probleeme pole nagu siiamaani olnud. Ja kas olete siis õpilaste ja õpetajatega rahul olnud? Ma ei näe rahulolematuseks põhjust. Väga lahedaid ülesandeid on õpetajad välja mõelnud. Mul eelmise nädala lemmikud ideed olid rändrahnudega ja kratiteemaga seotud. Ja õpilased on ka väga ägedad. Positiivsest tujust tullakse ülesandeid lahendama, võetakse osa, ollakse väga loomingulised, et mina jään oma grupi õpilastega, kes mul eelmine nädal olid väga-väga rahule. Okei, aitäh. Palun? Mis teie arvate siis projektipäevadest? Mis ma arvan nendest 3 projektipäevast, mis praegu on toimunud, jah? Ei, väga positiivselt arvan, sest mingisugune kooli lõpu, ütleme, tühi aeg on ilusti konkreetselt ära täidetud, et ei ole niisugust mõttetut tühjat rolknemist siin koolimajas. Ja teil on ka huvitavam, tähendab, natukene erinevaid asju teha, tähendab, teistega koos, mis on nüüd 2 päeva pealt juba kokku võetud. Ja see ongi see, et muidu hinded on juba väljas ja siis ei ole nagu seda õiget õpimotivatsiooni ja tahet lastel, aga nüüd praegu tegutsevad, nii et väga toredad päevad. Et arvate, et lastele meeldib, jah? Ma arvan küll, ma olen tagasisidena saan, et osad on ütelnud vägeva on olnud. Okei. Aga kas te soovitaksite midagi teisiti järgmiste projektipäevadel teha? Ma ei tea, ma olen vähe hõivatud selle asjaga, aga alati saab midagi teisiti teha, jõudu teha, aga see ei tähenda seda, et see, mis on tehtud, oleks valesti tehtud, ei ole. Et ikka õieti, et loomulikult saab uusi asju jõuda mõelda ja jõuda panna ja ehk siis ka võimalused võivad ju muutuda ja nii et tore. Okei, aitäh. Palun. Ise ma arvan, et projektipäevad on toredad ja tänavad õpilaste huvitavat tegevust ning tundub, et suuremale osale õpilastest need meeldivad.